Matšpalli paneb mängu Unibet, mängijatelt mängijatele. Tervist, kallid tennissõbrad! Head uut aastat ei tohi soovida, aga ilusat uut aastat pole keegi keelanud öelda. Ilusat uut aastat siis teile ja ilusat uut aastat ka Matšpalli tänastele külalistele. Üks neist siis kaassajatejuht Riho Kallus. Tere! Ja Toomas Kuum. Tere, tere! Oleme rääkimas loomulikult Australian Openist, see meid siia kokku toob, aga mitte ainult. Kõigepealt, et meil endal oli kolmapäeval üks väike üritus Olibeti spordibaaris, siis toimus väike istumine, tennise mälumäng ja Matšpalli tiim oli samuti väljas samasuguses koosseisus nagu täna laua taga ja Margus Metsanurm oli ka meiega. Toomas, kuidas meil läks kokkuvõttes? No, läks hästi, aga peab tunnistama, et me ei hakka küsimuste koostajad siin nimetama ekstra, aga võib-olla natuke üldjoontes kerge võitluse oli, aga tõenäoliselt oli see tingitud sellest, et me oleme siin ka tennise Eesti meistrivõistlustel õigemini on ju ka meil olnud alati mälumängud. Heino Raivet seal küsimusi teinud, siis seal on oluliselt keerulisemad küsimused ja võib-olla just selle mõttega oli, et mitte liiga nagu langeda niisuguste nüanssideni ja võib-olla kardeti seda, et kui tulevad mõned üksikud teadjamad, et siis see lõhe on hästi liiga suur, aga seal oli ainuke asi, et kui küsimustes öelda, et liiga palju vihjeid oli. Ütleme, et isegi kui meil oli tõesti mõne küsimusega oli niimoodi vastamisega oli nii, et seal võib-olla isegi mitte poole peale jõudnud, et vastust teadsime, aga vahelduses oli see tore... Mis me keerutame, võitsime selle ära. Võitsime ära, jah, okei. Selle oli siis, palju oli 7 võistkonda ja poole punktiga tegelikult, üsna nippa-nappa. Poleks üks aasta arv pihta läinud, ei tea, oleks vist jäänud teiseks. Ja täitsa oht oleks olnud, jah. No vähemalt me kõik teame, et Novak Djokovic on olnud maailma esireket 373 nädalat. Sa tunnistad seda nüüd, et olles siin stuudios kogu aeg rääkinud ja siis selle panin puusse. Aga see oli siuke küsimus, mis oli... See oli viigilahutaja küsimus. Viigilahutaja küsimus ja siis me oleks teiseks jäänud muideks. Tervitame ka meie kõva kärbes spordimälumängu saatejuhti Kristjan Jäätsi, kes siis ka selle vahva viktoriini korraldas. On teil auhinna raamatud läbi loetud? Šarapovad vist võtsite mõlemad? Muideks, ma ei ole seda lugenud, aga ma olen kuulnud, et see väga hea raamat pidi olema ja ma võtan selle ette kindlasti ja minu teada, kas selle välja jäänud ka Kalle Muuli oli selle taga. Võis olla, jah. Mulle meeldis eriti see algus, kuidas nad sealt Venemaalt Ameerikasse läksid taskus mõned üksikud sendid ja siis viidi sinna akadeemia bosside ette, et davai, vaadake. Ta ei ole isegi esimene ega viimane, kes on niimoodi viimaste sentidega kuskile läinud, et tennis on jah selles mõttes karm ala, et ega peab arvestama, et ega andekus võib siin veel äärmisel võib päästa, et siis sinusse investeerivad ka nii-öelda välisjõud, aga muidu on ikka väga keeruline päris tippu jõuda. Jah, kui ma olen seda raamatut lugenud ja minu jaoks võib-olla vaata, et võib-olla 3 kõige huvitavamat raamatut ongi Nadali ja Kassi ja Šarapova raamat, nüüd soovitan soojalt. No kindlasti on ju see Brad Gilberti raamat ka. Winning Ugly. Jah, see ka muidugi. Jah, see on ka väga hea raamat. Jah. Aga Kassi puhul ma korra ütlen, et seal on hästi palju niisugust avameelseid episoode. Väga aus ja avameelne raamat, jah. Mis nagu on ka ometi huvitav asi, nii et ma arvan, et tennishuvilised, kes pole neid raamatud lugenud või kuskilt saavad kas või raamatukogust või internetist ja et soovitame. Tennisehuvilistele veel üks hea soovitus tuleb küll filmi ja telemaailmast. Täna avaldati siis kogu Netflixi sarja Breakpoint esimene hooaeg. Tegemist on siis sarjaga, mis jälgib väga lähedalt VTA ja ATP staare. Olen aru saanud, et vist mitte kõige suuremaid, ehk siis Nadali, Djokovic'i, Federeri ja Serenat selles filmis ilmselt oma nime ja näoga rääkimas ei näe, küll aga kõiki teisi. Esimene osa juba algab siis Nick Kyrgiosest ja olen näinud treilerist, et seal on veel kindlasti Paula Badosaga, Sabalenkaga, Maria Sakkari võtab kindlasti sõna ja mis seal salata, olen isegi sattunud võtetele kuskil, vist oli Prantsusmaal pressikonverentsil, et vaata, kas saan oma 5 sekundit kuulsust kätte või ei saa? Jah, seda küll. Ma korra küsin, et kas sa seda episoodi nägid, kui Kyrgiosega sa nägid? Ei, hakkasin vaatama just, aga te juba helisite, tahtsite mul kohvi saada.
ja see on kindlasti väga huvitav persoon, tal on tegelikult üldse see perekonna asi on ka hästi seal põnev, ma ei tea, kas seda käsitletakse üldse? Ma arvan, et seal käsitletakse. Ema teemat ja seal... seda teemat, jah. Seal on ju sugulusaste ju tegelikult viib kuni lausa kuningliku pereni. Kui ma ei eksi. Ma arvan, et filmitegijad see on Bruneiga, see peaks olema. Jah, see on hästi põnev fakt ka. Aga tuleme korraks kodule lähemale, et meil Tallinki tennisekeskuses on lõppemas sel nädalal Tallink Open, see on siis ITF 40 000, on nii? Ja järgmine nädal on Paf Open, täpselt sama kategooria turniir, tulemas on siia natukene staare isegi juurde, selle nädala kõige kuumem nimi on siis belglanna Janina Wickmeier ja tulemus on järgmine nädal selline endine Saksa tippmängija nagu Mona Bartel, et kindlasti väga kõrgetasemelist tennist näeb seal, aga mitte ainult nende naiste esituses, vaid Toomas võib omas käest kinnitada, et on ka teisi häid mängeid. Jaa, ma korraga hüppan, Mona Bartel vist on isegi paari mänginud Slami turniiril minu teada Anetiga vist. Kas Wimbledonis vist isegi mängisid kunagi koos, et nii selline fakt minu teada on, tasub alati üle kontrollida, aga üldiselt vist ma olen üsna kindel. Üldiselt Toomas ei eksi faktidega? No kui ma julgen välja öelda, või siis ma ütlen kõhkluse välja. Aga selle turniiri kohta, jah, et mul oli õnnestus siin kommenteerida ka Eesti tennisistide mänge ja tegelikult arvestades turniiri taset, näiteks Malõgina, kes, ma võin nüüd natuke eksida, kas ta on 337 või 343 maailmas, seal ei olnud lähedalegi väga, et ütleme, saaks asetuse. Aga Wickmeier minu teada ka vist ei omanud isegi asetus seal, et ega see on kukkunud siis nii taha edetabelis, et kas mul tõesti mälu petab, et selle sa võid äkki üle kontrollida. Jaa, asetust ei ole. Jah, et siis vahepeal siis ei ole võib-olla nii palju saanud mängida, ma seda tausta selles mõttes ei tea, aga tase on, jah, kui ma võrdlen, ütleme, ITF-i turniirid 15 000 või 25 000, siis ikkagi see klassivahe on tunda. Ja ma peaks kiitma ühtepidi Mailen Nuudit, kes mängis avaringis 3 setti teise asetusega Horvaatia. Teena Lukas. Jah, Teena Lukas. Seal oli, ma usun, et see esimene sett oli vastasele väga üllatav, sest et ega Nuudi kontrollis täielikult 6-3, 3-6, 1-6. Jah, no see otsustav sett võib-olla ta oli lihtsalt see, et vastanik, see mänguklass kuskil lööb välja, et meil siin eelnevas jutus oli ka, et kes on seal 200 sees, ütleme, või püsivad seal piirimail või on olnud veelgi kõrgemal need mängijad, et sa näed järsku sellist erinevust mingi mängu hetkel, kui neil võib-olla ei lähe kõige paremini või näevad, et neile näidatakse hambaid, siis nad kuidagi suudavad selle ikka see stabiilsus. Nad ei peagi neid äralööke tegema, et ikkagi tennises otsustab ikkagi väga paljuski see, et sa võid äralööke isegi rohkem sooritada, siis Helena Malõgina mängis ju 2-6-5-7 kaotas, kui ma eksisin Itallannale Chiesale, et tegelikult ega seal oli mängu küll, aga ikka see kuskil mingil hetkel sa vaatad, nad on nii sitked ja mis on veel huvitav just Teena Lukase puhul, et kui algul tundus, et Nuudi serv on igal juhul nagu tugevam element ja stabiilsem, siis ei. Mida mäng edasi, seda need otsustavatel hetkedel võtavad need alati tagataskust, meil on vaadanud ka tipptasemel tegelikult, et kui see päris tipp mängib kellegiga, siis just tihti tuleb see mingi üks mängu element ja serv on ja tõrje, 2 sellist elementi, mis kohe löövad välja, et nad kuidagi suudavad ennast nagu kokku võtta sel hetkel. Mailen siis täna paarismängu poolfinaalis. Täna poolfinaalis jah, et teil oli jah variant siis, et kas see sama, kes on üksikmängus kõrgema asetusega, hollandlanna Kerkhove on siis tema pariline. Jah, kuigi tunnistan ausalt, et kui vaadata eilset paarismängu, võib-olla Kerkhove oli kergelt võib-olla väsinud ka, tal oli üksikmäng all, aga selle mängu ikkagi see võti oli Mailen Nuudi, mängis väga hästi. Jah, aga üksikmängus paraku Eesti mängijatele kaotused. Anna-Maria Totrup osales, Jelena Malõgina sai juba nimetatud, Mailen Nuudi ja Katriin Saar ka. Aga minnes jällegi natuke kodus kaugemale, aga mitte liiga kaugele, põhjuse, mis me siia kokku toodi, on ikkagi Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi alustamas Australian Openit ja on oma esimesed mängud siis mõlemad tennisistid juba ka pidanud. Kaia Kanepi saanud 2 võitu, 2 kaotust, Anett Kontaveidil paraku all 2 kaotust, alustaks seekord vast siis Kaiast ja võidud Aleksandra Sasnovitši ja Storm Hunteri üle
kaotused vastavalt Marketa Vondrussovale ja Paula Badosale. Riho, sina oled neid kommenteerinud, mida kokkuvõtteks Kaia hetkevormi kohta öelda? No kõige suurem pommuudis on muidugi see, et jälle lähevad Kaia ja Anett oma veel kokku poolfinaalis, nagu ka siin juba nädal aega tagasi. jälle poolfinaali. Juba lugesin, et näed, et jälle sattusid ühele poolele tabelis kahjuks. Et nüüd on hakkanud sattuma. Varem ei sattunud kunagi peaaegu. Jah. Aga rääkides Kaiast, siis no kõige viimane matš muidugi Paula Badosaga oli hea võrrelda, sest nii Anett mängis Paula Badosaga kui ka Kaia mängis Paula Badosaga, et ma ütleksin, et no muidugi Paula Badosa Anetti vastu 1,5 seti servis ikka müstiliselt hästi, seal praktiliselt võimalust ei tekkinud üldse. Aga Kaia mängus oli kogu aeg need võimalused õhus ja võib-olla Kaia sai isegi selle esimese servi tõrjega natuke paremini hakkama. Taaskord, ma ei mäleta, millal Kaia oleks mänginud nii kõrge serviprotsendiga ja nii hästi servinud, nagu ta teises setis Paula Badosa vastu mängis. Eelmine aasta Austraalia lahtistel. Jah, võib-olla siis. Jah, seal oli niimoodi, et seal oli praktiliselt 75% pluss oli kogu aeg esimese eriprotsent ja sealt võideti ka kuskil üle 75%, et see oli väga muljetavaldav ja väga hea märk. Aga muidugi, mis vastase kiituseks peab ütlema, et kui sul on selline Kaia vastas, kes praktiliselt sind kogu aeg survestab, kes servib nii hästi ja sa ikka suudad selle matši ära võtta. No see näitab Paula Badosa praegust vormi ja taset, et ta liigub väljakul nagu kass, servib ise ka väga võimsalt ja seal muidugi oli kahju sellest, et Kaia 4-4 pealt murde andis, suutis selle murde kohe tagasi võtta, aga see teine murre, mis uuesti läks, see oli selle matši kõige nagu valusam koht, et seda ei oleks tohtinud lubada. Ja sealt see teine set ka läks, et väga oleks tahtnud näha muidugi otsustavat setti, sest et Kaia tegi selle mängu ja väljakul olemise Paula Badosa jaoks nagu väga-väga raskeks ja väga keeruliseks, aga taaskord jällegi kaitses mängib niivõrd fantastiliselt hästi ja liigub nii hästi see hispaanlanna, et müts maha, mängib väga hästi. Ma võtan su sõnasabast kinni, et kellele ei tee Kaia Kanepi elu raskeks? Peavalu, jah. Ja ma korra hüppan tagasi, et Austraalia lahtiste seisukohalt, me teame, et Kaia hästi põhjalikult ju valib oma seda kalendrit ja just selle füüsilise ettevalmistuse puhul, loodame, tal on kaitsta päris kõvad punktid tegelikult eelmisest aastast, et see on niisugune kaheotsaga asi, et üldiselt ta näitab ikkagi praegu, on ikkagi kokkuvõttes ikkagi jättis ikkagi väga hea mulje. See näitab seda, et ta idee järgi peaks olema valmis. Austraalia selle hästi mängida. Ja ma arvan, et ta sai täpselt mõnusa kogu see mänge alla. Seda ma mõtlesin. Ta sai täpselt paraja kogu see mänge alla, et tal ei olekski vaja olnud seda turniiri nüüd mängida võib-olla lõpuni, et teades ikkagi, saad natuke varem Melbourne'i minna, seal vähekene harjuda selle kliimaga, see kõik on nagu ideaalne minu arust ettevalmistus. Mida ma neti kohta ütleme, et aasta lõpus haiguse tõttu pidi Dubai näidisturniirist loobuma, millest meil oli muidugi ekstra kahju, sest näitasime Dubai mänge, aga elu on selline, vahel tuleb ka haiguse ette, aga pole nii-öelda võitu veel kirja saanud, küll aga siin ühe 3-setilise mängu Qinwen Zhengiga Adelaide'i esimesel nädalal ja teisel nädalal siis kaotus Paula Badosale 4-6, 3-6. Kuidas sulle hetkel, Riho, tundub Anetti mäng? Sa oled öelnud, et mõlemad mängud olid nii-öelda sarnase algusega, et alguses raske käima saada, aga teie seti keskpaigas on juba mängu moodi. Tegelikult kui nüüd mõelda, et Anetil oli ju viimane mäng, mille ta sai lõpuni mängida, oli ju Tallinna finaal. Ja peale seda ta läks ju Ostravasse, andis ju loobumisvõidu Martin Sovale loobumisvõidu ja nüüd ongi järgmine mäng oli Qinwen Zhengiga Austraalias, päris pikk paus on ja nendel oli diskussiooni arutelu üldse, kas seda esimest turniiri mängida, et võib-olla see haigusest väljatulek võiks veel nädal aega hiljem mängida, aga väga õige otsus oli, minu arust oli väga õige otsus ja see mäng, Toomas Leiusega seda kommenteerisime, see tegelikult oli üllatavalt kõrgetasemeline ja iseasi see siia-sinna, seal tegelikult joonekohtunik tegi ka väikse abi ja Anett oleks 2 matšpalli saanud, sealt oli väga lähedal 6-4 seisule tiebreakis, et see mäng jättis väga hea mulje.
jah, sa ütlesid seda ja seda ma ise tunnetasime ka seal, et tal on, loomulikult oli tal raske alguses, see esimene sett peale pikka pausi alguses ei olnud veel nii harjunud ja väga kõrge tempoga mängija, aga teises setis tal olid väga kihvtid momendid olid, kus Anett mängis täpselt seda oma parimat tennist, mis ta parematel aegadel mänginud on, et see jättis väga positiivse mulje, aga natukene võib-olla kahju on sellest, et ta tõenäoliselt oleks tahtnud rohkem mänge saada alla. Ma arvan isiklikult. Ja tegelikult tema puhul oligi oluline saada ikkagi see tunnetus, nagu sa mainisidki, et ikkagi kokkuvõttes tõenäoliselt on ikka hea, et vähemalt need 2 mängu sai alla, et sa saad ikka jälle selle karusselli nii-öelda, selle turniiri karusselli tunnetuse kätte ja no ütleme niimoodi, et kui ta selle pealt tuleb, siis mina ütlen mentaalne pool, ma olen alati öelnud, et Suure Slami turniirid on selles mõttes, et kui me vaatame eelkõige maailma tippe ja tegelikult ega okei, Anetil on praegu natukene see edetabeli koht on kukkunud, aga ta on ikkagi vaieldamatult, vaatamata nendele tulemustele, ta on ikkagi tennise eliit ja Suure Slami turniiril on tal veel tõestamist veel küllaga nii-öelda oma karjääri jooksul. Nii et ma isegi usun, et tal on selline näljane ja samas ta tuleb nagu sellise nagu baasi pealt praegu, et justkui võib-olla sellised pessimistid nagu arvavad, et ei tea, kuidas tal nüüd läheb, seal me kindlasti nüüd seda tabelit ka arutame, eks on ja turniiritabelit, siis seal on omad niisugused nüansid, mis nagu, miks mitte tulistada nüüd juba Austraalia lahtistel? Tahtsin teie arvamus küsida ühele mõtteavaldusele, mis sai ka natukene kajastust Eesti meedias. Nimelt Poola meediale andis intervjuu Toomas Sviatek, kes on siis Iga Sviateki isa. Ja räägiti seal sellest, et kas ta ei karda, et tema tütar ühel hetkel kaotab tennise vastu huvi. Seal ta vastas, et kõige tähtsam on perspektiiv, bla. Aga tulles veel perspektiivi juurde, siis ma ütlen välja, et olen kuulnud, et Anett Kontaveit, keda ma väga imetlen, on täna tennisest veidi väsinud, mis on minu meelest kurb. Ja siis räägib edasi Rafael Nadalist, Djokovicist, aga mis te arvate, kust selline arvamus, selline mõte üldse Toomase pähe või Toomas, kuidas seda... Kus nad suhtlevad oma vahel siis? Et ta nii hästi teab. Kuidas sa võtate sellise õiguse ja teadmise sellisest asja öelda ja kui palju selles võib olla tõetera? Ei, no aga tal on ju ka on olnud siin ju probleeme, et ega siis ma toon lihtsalt põhimõtteliselt siukse näite, ütleme, jääb meist keegi kergesse grippi või midagi ja lähed teed sporti, nii-öelda võib-olla mitte päris adekvaatselt nagu näite, aga ütleme põhimõtteliselt, sa tundudki ju platsil siis natuke võib-olla väsinum ja et ma selles küll nüüd kahtlen, et nüüd siin on mingi mentaalne väsimus. Vastupidi, tal võis see tekkida seal võib-olla aasta tagasi, eks, kui oli see hästi tihe kalender, kus ta tulemused kõik ainult ootasid, ainult võite põhimõtteliselt ja ta võitiski hästi palju. Et pigem sellel hetkel võib tekkida, et see nagu, ega elu käibki üles alla. Ja täpselt samamoodi, eriti tennises veel, kuigi jah, siin meeste tennis on muidugi erand, mis siin on toimunud viimast 20 aastat, aga ta käib üles alla ja naiste tennist Sviatek on tõesti see tennissist, keda võib-olla vaatame, kuidas ta nüüd see hooaeg hakkab niimoodi kerima, et kas ta tõesti siis suudab nagu pikemat aega olla nii-öelda see number 1, eks on ja. Aga üldiselt käib ju kogu aeg üles alla, nii et see on, mina suhtuksin nendesse avaldustesse suure reservatsiooniga. Ega me ju teise inimese sisse ei näe ja me ju ei tea, mis ta mõtleb või mis ta on, et lihtsalt teades Anetti, kindlasti ta on väga ambitsioonikas sportlane ja ega talle ei mahu pähe see, kui tal nagu tõesti halvasti läheb ja pikalt kaotab, et ta ei ole kindlasti sellist sorti sportlane, kes kuskile tiksuma jääks teises sajas, et see on välistatud, et loomulikult, kui ta mängib, siis ta mängib 110%-ga ja tahab mängida maailma tipus, et see on nagu selge ja selle jaoks on vaja igapäevaselt ikkagi sellist mõõdukalt rasket stressi kogu aeg taluda ja pingutada, et küsimus on, kui palju sul seda energiat ja soovi on loomulikult, aga ega me ei tea, me võime ainult spekuleerida ju, mis ta... No ja enamus hooajast oled nagu kohver kaelas, tiirutad ühest riigist teise ja palju sul seal aeg üldse mingi... Ma juba nägin, et veebruaris on üles antud Abu Dhabisse. Ja palju sa jõuad üldse nendel, ma olen alati mõelnud, et huvitav, et kogu maailma reisid läbi ja palju sa siis neid vaatamisväärsusi suudad näiteks külastada nendes riikides. Et see lõpuks oled terve elu reisinud ja kus ma siis tegelikult käinud olen? Mingid vabu päev ikka tekib. Anett on sellist tüüp inimene, ta tõenäoliselt on ka külastab, ütleme, aga ma tean ka siin tennisistide puhul, kes ütlevad, et olengi ainult hotellis ja väljakul. Jah, ma mäletan Pariisi küll, väga ilus hotell.
ja. Vaade oli tornile. Täpselt. Aga paneme ühe kõlli vahele ja võtame siis tabelid ette. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Unibeti koefitsiente võime ka muidugi pärast piiluda, need on alati huvitav jälgida. Aga alustades Anett Kontaveidist, kes loositi samale tabeli poolele Kaia Kanepiga, mitte see ei ole kõige suurem uudis, vaid vast Kontaveidi jaoks hetkel kõige tähtsam uudis peab ja ongi see, et avaringis tuleb vastamisi minna austerlanna Julia Grabherriga. Vabandan kõikide austerlaste ees, kui see sai valesti hääldatud. Maailma 83. reket ei ole VTA kõige suuremas karussellis tipus veel suuri tegusid teinud, mängib Suure Slami turniiri põhitabelis esimest korda. Küll aga on juba käinud Tallinnas, mänginud Kontaveidi vastu Fed Cupil, kus siis Kontaveit teda kindlalt 6-1, 6-2 võitis, oli siis aastal 2020. On see nüüd vastane, keda ilmtingimata peab võitma? No kindlasti siin ei ole üldse mingit küsimust, et no ma ei väsi rõhutamast, nagu ma olen alati rääkinud, et see avaringi kohtumine on seesama kuidagi see tunnetuse saamine on oluline, et võib-olla tõesti, et nüüd tänu, et võib-olla eelnevatel turniiridel, kui sa ei mängi vahetult enne turniiri ei jõua kaugele, siis sa saad võib-olla selle miljööga natukene õhustikku, mis siis, et see kordub aastast aastasse, sa ikkagi saad selle tunde kätte. Et see avaring kipub olema sageli selline võib-olla võib mänguliselt olla vahetevahel konarlik, aga siit ta peab igal juhul võtma selle võidu ära ja tal on nagu nii-öelda ka võidu kohustus. No ma usun, et ma tõesti ei tahaks uskuda, et nüüd siin mingi üllatus võiks juhtuda ja muidugi vastasel ei ole midagi kaotada, et see on alati see, et kui sa oled outsider ja see, et esimest korda põhitabelis, et siis on selline ma kujutan ette, et see nälg on väga suur, aga vahel ka põletakse läbi, et kes teab, aga sealt peaks küll võit tulema, aga muidugi, kui ma kohe seda tabelit vaatasin, siis mulle piisas ühest nimest kohe siin näha, et kui nüüd satub võidu korral siis Anetile vastu, nii Aneti võidu korral ja siis Magdalinett, et see on selline ebamugav vastane, ma ei tea, kas seal saldo on isegi vist, küll need mängud on vist, ma ei tea, millal see viimane kohtumine oli, aga kas seal ei ole 3-4 isegi või? Omavaheliste kohtumist. Aga kiirelt kontrollides, kui mõni sait nüüd avaldab meile selle... On nad tõesti nii palju kohtunud, nad on tõenäoliselt kohtunud ka kuskil ka nendel tiimi... Jaa, 4-3 Magdale. Et mis seal see viimane mäng oli? Viimane mäng oli 20 oli aasta ja 4. september US Open New York 3. ring. Ja Magdale 6-3, 6-2 enne seda veel 2017 Wuhanis 7-5, 6-4 esimeses ringis ja Netile võit, aga need jäävad juba kaugesse minevikku. Ja, et seal on, mis on nagu tennises alati huvitav. Isegi Tallinnas on kohtunud 2013. Ja ma ütlengi, hästi ammu juba vastamisi on olnud. Et seal on nagu see moment, et mõni vastane lihtsalt sulle võib olla ebamugav. Näiteks vist Anetil on see Sasnovitš, seesama Sasnovitš, keda nüüd Kaia võitis, eks on olnud talle ka aeg-ajalt selline ebamugav vastane, et aga ta ei ole veel läinud Linetiga kokku, nii et seal on küll see vist Maia Šerif või... Ja, Maia Šerifiga peaks ennem hakkama saama, jah? Jah, et see on natuke selline, tekitab sellist momenti, et aga iseenesest ju tabel pole paha. Kui me vaatame nagu pikemas perspektiivis, et kui... esimene... Kontavet ise on ka muidugi asetatud 16-ndana, esimene asetatud mäng ja siis 3. ringis tuleks vastamisi Ekaterina Aleksandrovaga minna. No seal on väga huvitav seltskond, sellepärast, et seal on 2 wildcardidega mängijat, mäletame. Diane Perry võitis Wimbledonis Kaia Kanepit. Ja Anett on võitnud ühes finaalis. Ja Taylor Townsend oli maailma esireket juuniorides, on ka Anetiga, nii et need on sellised mustad lambad seal, et seal võib, see Aleksandrova ei ole üldse garanteeritud, et seal võib kõike juhtuda, ma arvan. Ja, nõus. Absoluutselt. Aga vaatame Kaia tabelit ka. Kaia... sai vastaseks siis kohaliku wildcardi Kimberly Pirell maailma 166 lõhnab samuti
kohustusliku võidu järele. Siin ma tõmbaksin natuke paralleeli, vaata eelmine Austraalia lahtsi, ma ei mäleta enam seda nime, ta mängis ju ka kohaliku tennisistiga, kes ju jõudiski vist, kas nad kohtusid lausa 4. ringis vist või? Oli see imeline teekond seal kohalikul tennisistil ja seal oli ka vist isegi tuli 3 setti lõpuks, kui ma ei eksi. Aga noh, siis Kaia võttis ikkagi selle... Sa pead silmas Madison Inglisi, keda ta 3. setis 6-0. 3. ringis või? 3. ringis, jah. Aga see... 3. ring ja 3. set 6-0. Jah, et seal oli ka, et noh, ütleme, see mängib seal kodupubliku ees ja noh, selles mõttes, et siin on oluline lihtsalt olla fookuses. Et kui selles mõttes suudab, siis peaks ikka tempoga ja jõuga nagu selle ära võtma. Küll aga nägin tennis.com'i eelvaates, oli siis sellest tabeli veerandist rääkides Kaia seal esimeste seas nii-öelda välja toodud kui ohtlik vastane kõigile, aga poolfinaali teda ei ennustatud. Oi, see on väga tänamatu töö, ma ütleks, et seal tegelikult esimene asi on kohe see, et jah, ma olen Toomasega nõus, need mõlemad esimese ringi mängud, kui kumbki nendest peaks komistama, see on ikka väike katastroof, et nad mõlemad ikka on nagu suhteliselt kohustatud selle esimese ringi mängu võitma. Aga kohe teine ring, jälle väga huvitav nimi, Linda Fruhvirtova. Kas ka 2 õde on vist? Ma tahtsingi just öelda seda, et ma nendest õdedest tean nagu päris palju, me oleme nii, Rauno Kulli ja kes noorematega mängib ja Grete ja need nooremad teavad väga hästi neid õdesid ja vaadake, mis juhtus. Ta on 17-aastane, ta mängis Kaiaga, eks ju, ja ta noorem õde, 15-aastane noorem õde on võitnud 6 ITF 25 000 turniiri ja kvalifitseerus Austraalia lahtistel, kvalist tuli läbi, mängib nüüd esimene ring Sasnovitši vastu. Vot see on väga huvitav, see tüdruk on 15-aastane. Et see noorem õde on veel huvitavam ja Linda Fruhvirtova ka muidugi väga, väga hea mängija, nii et need nimed kindlasti saavad olema väga suured. Linda võitis alles septembris Chennai VTA 250 finaalis Magdalinett. Palun, ja seda nooremat õde räägitakse veel suurema imestusega, kõik treenerid, nii palju kui ma olen rääkinud, et see 15-aastane tüdruk, see on ime laps ja ta mängib nüüd Sasnovitšiga. No seal on üks nüanss muidugi, et just kui me räägime jälle suure slammi turniirist, et ütleme, need ajad on üldiselt, siin ütleme jah, 18-aastastena jõutakse kaugele, aga see, mis toimus selle 90-ndatel eriti, eks on ju, kus olid ka 15-16 aastased jõudsid ikka päris sinna lõppu välja, et viimasel ajal pole seda nüüd väga juhtunud, et konkurents on tihe ja võib olla, siin võib kogemus nagu aidata, et lihtsalt see slammi õhustik on nagu teine, aga muidugi need on, ma ütlen, neid alahinnata, neid mängijad ei saa mingil juhul. Ja, aga ma ei tea, kui me hakkaksime kuskil statistikas sobrama ja vaatama, millal viimati 15-aastane ise mängis läbi Grand Slami kvalifikatsioonist, siis seda ma ei julge isegi, võib-olla sa oskad öelda, oli see kuradi Martina Ingis või ma ei tea, ma ei tea, või Jennifer Capriati, just täpselt, me räägime väga suurtest nimedest. Ja, aga ammustest aegadest. Väga ammustest aegadest. Peab mainima, et see noorem õde meid antud hetkel ei puuduta, küll aga Linda, kes on väga valusaid skalpe võtnud eelmisel aastal, kui ta nüüd ise esimest ringist muidugi läbi murrab. No tal on vastas austraallasest wildcard, nii et ma millegipärast arvan, et me seda Fruhvirtova Kanepi mängu väga suure tõenäosusega... See on siis kolmas kord neil. Kolmas kord tõesti näeme, aga see on väga raske mäng. See mäng läheb üha raskemaks, ma tahan öelda, et teine mäng vastane on ju nii noor alles. Ja juba tunneb ka Kaia. Ja, et see areng on hüppeline. Madridis ja Pariisis 2 nädalat järjest said siis omavahel madistada. Aga muidugi, kui vaadata jälle korraks, ütleme, väga kaugele ei taha vaadata, et tõesti, et siin on muidugi huvitav, see tabeli alumine pool on, nagu sa vaatad, Riske Amritraaž, muideks väga huvitav nimi, see on ju India... see on ta abikaasa nimi. Jaa, aga kunagi 70-ndatel ja 80-ndatel olid vennad Amritraažid mängisid, nii et ma suure eeldusega arvan, et see on tennise suguvõsast pärit Vijay Amritraaž, kes omas muuses Björn Borgi vastu matšpalle Wimbledonis. Täitsa võimalik. Uskumatu. Aga Riskega meenib mul oli üks Wimbledon, ma enam ei mäleta aastat täpselt, et mängis seal Kaiaga ja kutsusin ka Riske intervjuuruumi ja Riske siis ei olnud kaotusest väga pettunud, lihtsalt lajutas käsi, et mul ei olnud see väljakul mitte midagi teha. Ja ütleme, Žaber, muidugi Zidanšek on, need on kõik siuksed, et see on huvitav, kuidas see loos ikkagi, et kui ma korra hüppan üldise loosi peale, et näiteks Sloane Stevens asetamata, mängib Potapovaga kohe avaringis, eks on ja
et selles mõttes, kui me räägime, et kas oli hea või halb loos, siis oleks saanud palju halvemini. Siis oleks palju halvemini minna. Nii Elise Mertensil läks päris halvasti, sai Garbine Muguruza esimeses ringis näiteks. Ega see Muguruzale ka magus ei ole, sellepärast, et Mertens mängib reeglina Austraalia lahtistel hästi, nagu me teame. Sabaleka, Martinsova näiteks. Aga ikkagi jah, see kui siia Kanepi juurde tagasi tulla, siis teades lihtsalt, et On Jabeur on väga ebamugav Kaiale jaoks, et väga variatiivne ja sellist tüüpi mängija, kes nagu Kaiale ei sobi väga, et see on väga raske, selles mõttes on raske, kui ta nüüd peaks kolmandas ringi jõudma olema. Loodame, et kukub välja enne. see on variant, aga kui te rääkisite veel huvitavatest mängudest, siis minu jaoks on väga huvitav praegu ja suur küsimärk on muidugi, mida teeb maailma esireketi õlg üldse, sest et õlavigastusega ta viimane turniiri maha ennast võttis ja esimene ring Iga Swiatekil vastas. Nägid ka seda õlavigastust või see on lihtsalt selline, et ma natuke seda ma ei tea, seda ma ei tea, aga kirjas oli, et õlavigastus, aga... No eks te Austraalia lahtiste valguses tõenäoliselt võib-olla ka, seal väga võimalik, et siis võib-olla on kõik okei, aga ikkagi päris huvitav vastane Jules Niemeyer. Ohtlik vastane. Väga huvitav vastane ja mäletame, tõusis ju... Kust algas tõus? Tõus algas ju sealt Wimbledoni turniirist ja võit Kontaveidi vastu sealt. On siis kodulehel ka Jules Niemeyeriga tehtud suur intervjuu ja nimetatud ta ära kui üks tõusev täht, kes ta juba paratamatult on. Ja, kindlasti. Ja no esimese ringi mängijatest muidugi tuleb mul kohe sinna üks selline vastasseis Katarina Siniakova, keda me eelkõige teame väga hea paarismängu mängijana ja kes on Barbora Krejcikova paarismängupartner, võidab siin neid Grand Slamme järjest kogu aeg. Aga ta nüüd on jälle rohkem hakanud jälle keskenduma üksikmängule. Ja nüüd on hakanud keskenduma ja ka ta mängis ju Anetiga fantastiliselt head üksikmängud on mänginud ja Anetiga mängis siin, nii et temal on siin kohe esimene ring Cory Gaufiga lahing, väga huvitav esimese ringi mäng kindlasti ja mis tahaks ära mainida, on ju ukrainlanna Marta Kostjuk, kes mängis ka Tallinnas ja Tallinnas ta kaotas Krejcikovale vist minu 2 seti. Väga huvitav on üldse näha, vaadata nüüd kõiki neid mängid, kes Tallinnas käisid, aga Kostjuk ju mängis alles nüüd väga ilusa turniiri ja Kostjuk kohtub ju Amanda Anisimova. Issand jumal, see tuleb üks ägedamaid mänge, ma arvan, Kostjuk on selline võitleja tüüp ka ja Anisimova muidugi vaata, kui kaua tal võttis aega, et ma usun, et väga palju tema karjääri mõjutas isa surm. Me oleme sellest siin saates. Et ikkagi aastaid on, võib öelda see, aga mulle ka väga... Üliandekas, väga kihturuk. Üldse kõik see olek on sümpaatne ja kõik, et mina talle nagu nii-öelda selles mõttes olen kuidagi, kui ta nüüd eestlannade vastu ei mängis, ma olen alati talle pöialt hoidnud. Jaa, täpselt sama siin ja Toomas Leius on tema suur austaja, et talle väga meeldib. Saada talle siis sinna kuskil siis läbi sotsiaalvõrgustiku, kuna Eesti Toomasele läbi sotsiaalvõrgustiku. Väga õige. Ja üks väga põnev vastasseis esimene ring, Sofia Kenin, Viktoria Azarenka. Kenin on siin natuke nüüd eemal olnud, on ka vigastuse tõttu eemal olnud, aga... Vabalt võiks olla mingi veerandfinaal. Absoluutselt, täpselt, vabalt, et täpselt, ma tahtsin sama asja öelda, et esimese ringi mäng, eks ju, Azarenka Kenin, et see on selline... Ja muidugi, mis veel meelde tuleb jälle Tallinna turniiriga seoses ju. Aneti avamatš Xiu Wangi vastu, eks ju. Et Xiu Wang ju alustas nii, et rahvas ikka ahjatas ja vaatas, et ikka väga raske mäng. Aga üks hetk Annet leidis selle relva, et see mäng enda kasuks pöörata ja seal on ju... Kihtilt mängib muidugi. Väga kihtilt mängib ja mängib Pliskovaga avaringis, et see on hästi põnev. Kuule, ma toon väikse vahelepõikena meid korra Tallinnas. Kas töö järgmise turniiri osas käib? On seal mingeid arenguid, mida saab ka välja öelda? Jaa, töö järgmise aasta turniiri osas käib. Selle aasta. Jaa, me oleme juba teinud esimesed koosolekud ka Octagoni agentuuriga ja kõik on väga positiivne, nendepoolne tagasiside Tallinna turniirile oli väärmiselt positiivne ja tegelikult ka needsamad näide, kui palju tegelikult sellise suurturniiri korraldamine mõjutab kõiki osapooli ja igasugused nüanssi, alates sellest, et ma ei tea, meie kohtunik Kairi Karpa sai VTA turniiril poolfinaalis pukki, eks ju, see oli ju suur... Aneti Kaia matšil, eks ju. Ja ma tulen tagasi veel sellele, et tänu selle nüüd need 2 nädalat, mis on meil turniirid 40 000. Täpselt, ma tahtsin just sellele öelda, see on ju tegelikult selle sama teene, et me selle VTA turniiri tegime, nii et siin on nii palju nüansse, et see on nii oluline samm suurde tennisesse. Eesti on pildil. Absoluutselt, et näiteks need samad turniirid, eks ju, et meil ei ole, kui me jätame VTA ära, see on ju meil ju rekordturniirid praegu, need 40 000 turniirid, et
meil on jälle võimalus omadel proovida, kaarte vahetada ja nii edasi ja nii edasi. Muideks, vaata, korraks hüppan tagasi järgmise nädal turniiriga, et seal vist, kas seal saab vist, minu teada saab vist veel, võivad veel ja Austraaliast on tulemas veel. Jaa, on veel tulemas, et see koosseis võib seal veel veelgi tugevamaks muutuda vist äkki veel, jah. Väga huvitav. Aga ma küsin, kas seal mingi tribüün on ka püsti või kuidas need... Ei ole... No pisikene mingi istumine on seal vist, jah? Ei, no jah, seal, ei no ikka üleval. Aga rahvast väga ei ole? Noh, tööaeg ka ja eks tead, ausalt, ma kommenteerin all. Seal on jah tribüün, aga seal istuvad tavaliselt treenerid. No see on hästi pisik, aga üldiselt ülevalt on nagu parem vaadata. Treenerite kõrval ja poobid. Jaa, ma olen isegi eil oli seal üks prantslanna Robbe vist, kes täna mängib ja sai seal, eriti huvitav on alati seda vaadata. Tennises on, see ei ole üldse nagu kohtunike kapsaaed, aga juba huvitav saada lähedal väljakul. Ja seal oli näiteks selle Robbe mängus just matšpall, kus oli ilmselgelt 10 sentimeetrit oli see üks löök, oli pikk, hästi pikk pallivahetus oli ja vastasel ameeriklannal seal oli võib-olla veel mingi variant, oleks selle game'i kätte saanud, oleks veel šanss tekkinud, just see matšpall. Ja siis teisel vaatasime otsa treeneriga ja siis vahest astud juurde ja ütled mingi mänguelemendi kohta seal või räägid, et väga hea kaitsemängija või midagi, ja ikka tekib väike suhtlus ka. Sellest samast suhtlusest rääkides ma soovitan teil ikkagi Tondile mingi kommenteerimisboks või mingi klaas neile ümber panna. Ma mäletan, et oli päris palju hetki, kus mõned mängud olid pahased. Aga me rääkisime sellest ja seal jällegi see on nagu nii ja naa. Meile öeldi tegelikult nii-öelda oma ala spetsialistid ütlesid, et kommentaatorid on jällegi väga paha, kui nad ei kuule seda heli saalist, et siis on jälle see vahetu, see kaob ära nagu, et nemad ütlesid jälle selle kohta, me alguses planeerisime seda tõlkijate boksi kommentaatorite jaoks ja siis nemad tõmbasid selle mõtte maha jälle, ütlesid, et see ei ole nagu hea. Tegelikult väga palju ei olnud, aga see oli jah, ühes mängus oli seal sattus küll, oli üks situatsioon, kus tõesti vist isegi kas pugikohtunik vaatas ka meie suunas, et see oli jah, aga aga kõige huvitav on see, et sa ei saagi ju, ega me punkti ajal ei rääkinud, aga lihtsalt mõni mängija võib-olla, mõned mängijad ju ärituvad isegi foto ei no vahel on vaja punkti ajal rääkida, kui ikkagi aga ütleme nii, et seda punkti ajal rääkimist on vähe, see on Toomas õigus, teine asi on see, et mõned mängijad ärituvad asjade peale, mille pärast sa ei saagi muretseda, ei peagi muretsema. Tavaliselt ta äritub siis, kui tal on ise mingisugune kehvem periood mängus. No siis näed, et kõik ärritab, et see ei tähenda seda, et midagi väga pahasti oleks. Ma räägin teile ühe loo vahelduseks. Andres Võsand, kes on kunagi esisaja mängijal. No seal oli, ta kasutas midagi taktikat, kunagi siis rahvastest Spartakiaad oli Moskvas. Siis ta komposteeris, ma kasutan seda väljendit, Aleksander Volkovi tänaseks kadunud elavate seast mängija vastu. Ma olen ise näinud 2 mängu, kus matšpallidelt on Võsand võitis teda. Maailma esikümne mängija ikkagi. Ja no tol hetkel veel ei olnud, aga ütleme, oli sinna juba teel. Ja siis seal väljas mängiti ja üks lillelises kleedis naisterahvas oli nii-öelda, väljaku külas Eesti, seal ei olnud nagu tribüüne, mängiti üks väljakul. Siis ta pöördus pukikohtuniku poole, et kas te ei saaks palun seda daami emaldada sealt, et ta segab minu seda vaate välja. Kes ütles? Võsand. Ei no ta komposteeris, võib-olla läks niisuguseks naljakaks, siis teine asi oli see, et siis rätiku riputas vastane sinna, Volkov sinna nii-öelda fooni peale, see oli nagu see võre või ütleme see, nagu need foonid on, ütleme siis ei olnud reklaamfoone seal, niisuguse nagu praegu on. See, et palun, mu vastasmängija võiks selle heleda rätiku ka sealt nii-öelda rippumast ära võtta, kuna mingis kohas võib mul see pall olla täpselt kohakuti selle rätikuga, et ma ei näe seda palli. Nagu, see oli täpselt nagu härjavõitlus, ütleme niimoodi, et Volko käis nagu näljane vihane härg seal ringi, eks on ju, ja et ma selles mõttes, seal oli see taktika, aga vahetevahel võibki olla see, et mängijad tõesti hakkab, ma ei tea, mingi iga pisi krõbin ja krabin. No meil üks lõunanaaber on tuntud. Mul oli enda analoogne olukord, millest sa räägid, et istusime Merko Openi, ma ei mäleta, mis ring see oli, itaallane Luca Serena, sa võib-olla mäletad? Jah. Teeb täna šampuseid ja mulle ja mis ta teeb, aga ühesõnaga siuke hästi lahe tüüp oli. Istum tribüün oli täis Merko Openil seal teres väljakul õues ja siis mängib, äkki üks hetk jääb vait, keerab minu poole ja ütleb, et Riho, I cannot play. You have so beautiful wife. Valjult niimoodi, terve tribüün naerab. No, mängu ajal. No jah, aga ütleme niimoodi, et on mõned turniirid, kus on näiteks, kui USA lahtistel on niisugune suhteliselt lärmakas ja isegi kohati nagu häiriv publiku käitumine, siis
siis näiteks Wimbledonis sa ei tohi üldse seal praktiliselt midagi teha, ütleme punkti ajal, siis ma ei hakka seekord nime nimetama, aga üks ütleme ka meediast läbi jooksnud tuntud isik, kes ise ka nagu tennisereketit käes hoidnud, kuidagi seal vist elas kuidagi aktiivselt kaasa, siis ta juurde astuti nii-öelda selles sorry et astuti juurde ja öeldi niimoodi, et kui te veel kord seda teete, siis teil tuleb eluaegne keeld, et te ei saa siia peaväljakule mitte kunagi enam. Nii et tegelikult jälgitakse mängu, nii et see on hästi huvitav. Jah, ma tahaks muidugi siin küsida, et kuidas te seda jälgite, et enam peaväljakul ei saa, sest iga selle trepi juures on ju eraldi naisterahvad ja meesterahvad. Ongi, jaa, jälgitakse. Ega neil pilte käes ei ole, et kes see... kui sa ikka väga lärmakas seal oled, siis nad ikka fikseerivad selle. Aga Kairi Karpa rääkis mulle loo, see oli, ma ei mäleta, mis turniir see oli, Kairi oli joonekohtunik ja mängivad ja täpselt nii nagu praegu Toomasel, eks ju, kellegi telefon heliseb. Punkti all ja telefon heliseb on ju ja kõik vaatavad publiku hulka kuhugi, et mis värk on, ikka telefon heliseb ja joonekohtuniku taskus oli mobiiltelefon ja helises ja Kairi ütles, et selle joonekohtunikuga oli kõik. Kutupiilu? Ei, selle joonekohtunikul oli see, võeti tema see akrediteering ära, saad turniirilt minema ja ütles, et sina enam ei ole siia oodatud, et põhimõtteliselt ei tööst ilma. Nad ei tohi isegi telefoni kaasa võtta väljakul, esimene reegel on see. Minul muuseas on ümber, et Kairi Karpa poolt kantud French Openi vöö. Muiseks jälle see kohtunik asi. Mul olid Kairi Karpa sokid, aga täna kala jalas Kairi Karpa tõi mulle ükskord sokid. Kui läks lõbuseks, siis miks mitte, et natuke võrtsitada saadet, et ei ole selline kuiv, nagu kes kellega mängib ja kes võidab. See oli küll juuniorid ITF-i turniir ja see toimus Bangkokis. Danil Proskura, kui sa tead, selline see on üks kaduma läinud talent. Jaa, kaduma läinud talent. Ja tema mängu ajal siis joonekohtunik, sest see oli vist poolfinaal, isegi seal oli nagu mingid jooni vaatasid nii. Ja helises vist telefon ja punkti ajal läks see inimene lihtsalt, läks telefoniga rääkima ja lahkus oma positsioonilt. Aga see ei olnud niisugune suur turniir, aga seda oli vaadata kõrvalt ei ole kummaline, et kohalik inimene, ma ei tea, tennist mängida. ITF-i turniir nagu, jah? Jaa, juunioride turniir. Ja lihtsalt kõndis minema, aga tol hetkel ei olnud vist endal niimoodi, oleks võinud filmida lausa, see oleks ikka täitsa ajalooline video olnud, et lihtsalt inimene kõnnib lihtsalt keset nii-öelda tööd sinna kuskil kõrvale hakkab telefoniga rääkima. Okei, aga ma ei tea, kuidas me sinna jõudsime, aga tuleme tagasi Australian Openi juurde ja me pole veel sõnagi rääkinud meestest ja meil on juba 41 minutit möödas. Alustaks võib-olla sellest, et ma loen teile mõned koefitsiendid, 4 esimest favoriiti. Arvatakse, et Novak Djokovic on favoriit number 1 koefitsiendiga 1,82 Unibetis ja siis on päris suured käärid. Danil Medvedev koefitsient 7. Nick Kyrgios koefitsient 15 ja Rafael Nadal samuti 15. Siis tuleb meile kolmapäevasest viktoriinist tuttav Felix Auger-Aliassime 17 ja Taylor Fritz Tsitsipas samuti 17 peale, aga te olete nüüd need tabelid ka natuke sirvinud meestest, paistab midagi huvitavat silma. No mina ütleks siia algusesse, et see, et Novak Djokovic on favoriit number 1, see on kõik väga õige ja ta peabki olema favoriit number 1. Aga praegu on meeste tennises selline seis, et ma ütleks, et rohkem kui kunagi varem on neid mehi, kes on võimelised Novak Djokovici maha võtma. Et neid mängijaid on väga palju. Ja kui Novak Djokovici tabelit vaadata, siis tegelikult Novak Djokovic on sellises veerandi pooles, kus on tal vanad head sõbrad, on kõik seal ees, alustades Nick Kyrgiosest ja ka Holger Rune, kes teda võitis Pariisi finaalis, nii et seal midagi lihtsalt Novak Djokovicil ei ole, et ma ei imesta, kui sealt võib asi ka teistpidi minna. Aga no loomulikult, ta peab olema number 1 favoriit ja ta on ka kindlasti. Seal on selles mõttes üks huvitav mäng, aga lihtsalt 5 parem mängus vist teda ei võida on, aga Carreno Busta näiteks ka, kui jõuab kaugele, on tegelikult talle kuidagi ebamugav vastane olnud, aga lihtsalt jah, see 5 parem mäng. Ma ikka jõuan alati tagasi sellele, et kui oleks 3 parem mängitaks lämmi, siis tõesti jumal teab, mis seal võiks juhtuda, aga jah, just see mänguformaat ikkagi siiamaani on ikkagi tõestanud seda, et üldiselt ikkagi need vanad kalad üldjuhul ja teine nüanss, mis on ülioluline nüanss minu arust ikkagi on see, et kas see on esimene nädal või teine nädal, kui need rasked matšid tulevad. Kui need tulevad seal esimene, teine ring, siis on palju suurem tõenäosus, et see lõpeb
tema jaoks negatiivselt. Aga kui need ässad mängivad ennast teise nädalasse, siis neid peatada on ikka minu arust alati palju keerulisem. No rütm on käes. Rütm on käes ja väga raske. Rääkisite siin 5 parem formaadist. Siin aegalt ikkagi tõstatub välismeedias ka küsimus, et kas me liigume sinna poole, et naised hakkavad ka 5 parem mängima kunagi? Või te arvate, et see on täiesti välistatud? Ma arvan küll, et see on välistatud. See on juba puhtalt juba televisiooni mõttes on, et on ainuke variant, mida võidaks äkki teha, et noh, ma ei tea, kas ütleme finaal on pikem või kuskil mingist hetkest mängitakse. No kujuta ette, see koormus läheb ikka müstiliseks, sest me teame, et siin on ju need 3 parem mängud ka kestavad vahest 3 tundi. No, ma pigem ka kardan nagu pigem vastupidist, et see televisioon ja need suured rahad suruvad seda meeste tennist 3, et ma väga hoian pöialt, et seda ei juhtuks, et seti formaat, et see jääks ikka nii nagu on, sest see on ülipõnev minu arust, see on ülipõnev. Vähemalt slämmi turniiril. Katsetusi ju tehakse, mängime 4 ja nüüd on ju järgmine katsetus, millest me just rääkisime, Margus Ubaga tegime teisipäeval trenni, Margus rääkis, et nüüd tehakse ju järgmist katsetust, et noortel on ju see võrgu tripsust serv, pead edasi mängima, eks ju. Ja nüüd nad katsetavad siis sellist asja, et kui sa lööd tripsust servi, siis paariline võib ka seda tõrjuda. No see kuidagi läheb nagu nii jaburaks minu jaoks, et nagu, ja see reegel on nii kaua juba olnud noortel, nad vaatad, kui nad mängivad, seal vanuses 18-17 hakkavad mehi mängima ja noori näiteks, või naisi ja noori, siis nad jooksevad nende tripsude järgi, nad ei saa üldse aru enam, et see on nii segadust tekitav. See on nagu jalgpallis, et noored võivad käega mängida keskringis. Hästi raske, väga raske on mängijatel. No ma ütlen seda, et tennis on ju tegelikult iseenesest, kui sa võtad läbi ajaloo, on tegelikult ikkagi üks sellised alasid, mis on püsinud suhteliselt ikka nendes raamides, mis on olnud, et see kiire lõppmäng oli võib-olla kõige suurem muutus siis 70-ndatel, mingi hetk mängiti ju 8-8 peal ja hakati katsetama seda poolt. Muideks siis 70-ndatel kas naiste see finaalturniiril, siis ta vist oli sellise nimemal Virginia Slims aasta lõputurniir või kuidas nad seda nimetasid. Seal vist isegi mängiti vahepeal ka 5 parem, et seda on katsetatud minu meelest. Aga millegipärast ikka aastast aastasse see küsimus tõstatub ja tõstatub päris tõsiselt võetavate tenniseportaalide ja väljaannete poolt. Isiklik arvamus, et see on täitsa jabur. Ma arvan ka, jah, aga mis on muidugi, mis on nagu minust õige, mis tehti, et muudeti see ikkagi slammide reeglistik sarnaseks, et ma arvan, Gunnar, kui ma küsin su käest, et mismoodi vanasti oli, ka sa vist ei tea peast, ma võib-olla tead. Kuidas mängiti neid kõiki Grand Slammidel, tead sa peast või? Ei. No võt täpselt, et isegi paljud inimesed, kes tennist jälgis, me nägime seda, kuidas Kaia Kanep ajas ka segamine, mitmeni see tie-break läheb, et see juhtubki lõpuks, et nüüd on nagu konkreetne. Aga Kaiale tuli see kasuks, et ei teadnud? Ei, Kaiale tuli see kasuks tol hetkel ja Sabalenka vastu, aga nüüd on see on nagu konkreetne jah, et 5 set ja pikk tie-break, et mulle see nagu reegel nagu meeldib iseenesest, et on mingi selgus, et ei ole igal turniiril oma reeglid. Aga vahekokkuvõtt tuleb teha ka vist suurte slammide võitude puhul, et võib-olla mõni ära unustunud. Nadal siis juhtimas 22, Djokovic 21, Federer 20. Federeriga vist jätame juba, oleme jumala jätnud. Federeri comeback. Federeri saade tegemata muidugi. Mina ütlen, et just oli siin mõni päev tagasi selliste tennisinimestega oli arutelu nende niinimetatud rekordite puhul. Neil on juba kõigil 3 on nii palju neid võite ja siis öelda, et näiteks, et kui isegi Nadal saab seal näiteks 24 või kokku näiteks, ütleme, et ta nüüd on kõigi aegade parim. Aga kui sa küsid Leiuse käest, kes on kõige parem kõige? Pancho Gonzalez oli siuke mängija. Jah, või miks mitte Björn Borg? Miks mitte, me just arutasime me seal samas, kui me tegime mälumängu, et Björn Borg, kes lõpetas 26 aastat, praktiliselt mängis niimoodi, et keegi ei võitnud teda järjest, ainult vigastuse tõttu kaotas ja võitis kõik, mis tol hetkel oli. Aga lõpetas varem ära. Ja ei mänginud Austraalia lahtisi kaasa, ühe korra ainult. No täpselt, et seda nagu, kuidas me võrdleme Björn Borgit ja Rafael Nadal. Minu jaoks on siin väga lihtne argument. Tennises kõige tähtsamad on suurest läbi turniirid, kellel kõige rohkem on, kõige kõvem. No jah, aga palju mängisid ka, eks ju, ja palju said mängida ja ja siis tol ajal olid ju kõik need rahalise auhinnad ja ütleme, kogu see logistika oli nii keeruline, et siin võiks veel ühe nüansi sisse tuua tegelikult, mis on väga huvitav täpselt, et mitmel Grand Slamil karjääri jooksul osales ja palju võitis. No ütleme, teatud muidugi arv peab olema, et kui sa oled 3 mänginud ja siis ei aga näiteks võtame kas või Björn Borgi näite, et võiduprotsent on peaaegu 90. Praktiliselt, eks ju, kõik võitis ära, mis mängis, et see on ka väga oluline. Ja võib-olla kui oleks tol ajal mängitud praeguste nende reketist, tema mängis ikkagi ju puureketiga põhimõtteliselt peaaegu kogu karjääri, nii et siis oli selge, et mis see käele lihtsalt fenomenaalne vend, võib-olla tänapäeva tennist jälgivad inimesed ei tea seda või aga lihtsalt see on müstika, mis ta tegi ikkagi tol ajal. Aga meestest rääkides siis, kui Djokovic ei võida, siis kes võidab?
no võib-olla räägime äkki natukene huvitavatest vastasseisusest avaringides kõigepealt. Ega see Fritsilgi vist ei ole lihtne. Minule me oleme juba eelmisel aastal hakkasime jälgima ja vaatasime, et üks väga huvitav noor tšehh on pildile ilmunud Irsi Lehečka. Ja see Irsi Lehečka on nüüd jälle väga hästi mänginud ja mängib Borna Goritšiga esimeses ringis, et väga kõva mäng ja ausalt öeldes mina ütleks, et see on täiesti 50-50 mäng, et vaadates seda noormeest, noh, kõik on olemas, et mängida samal tasemel nagu praktiliselt nagu Rune või need noored Sinnerid, ta mängib tõesti kihvtilt, et see on väga huvitav uus nimi. Aga oled sa näinud tiimi mängimas? Nüüd ma tõesti ei ole reaalselt näinud. Nüüd me näeme mängimist seda Andrei Rubljovi avaringis. Aga kuidas tal on, et ma oled sa tiim on tegelikult ju... On ta tagasi tulemas vaikselt? Tiim on tagasi tulemas ja tiim mängis väga kihvte mänge, juba eelmise aasta lõpus sai väga häid võite, nii et Dominik tiim, Andrei Rubljov täiesti jällegi Grand Slam 5 parem. Kusjuures seal võib ju, ütleme, ükskõik kes võidab, võib sattuda kokku Ruusuvooriga. Ja lähebki Ruusuvoori. Saame soomlastele kaasa elada, jah. Nii et Dominik... Aga mina ikkagi korra hüppan sinna, et ikkagi mina ei tea, miks see Kirgiose see koefitsient oli ka suhteliselt karm, eks on ju iseenesest, aga no ta on ikka nii näljane, et see slammi võit kuskil, aga muidugi siin tuleb see Rune on siin teel ja ega siin aga muuses sattusin vaatama Djokovic'i see ennustatav teekond, Rune tuleb sealt veerandfinaalist siis ja Kasper Ruud poolfinaalis ja finaalis asetuste põhjal loomulikult Nadal, aga eks seda paistab, kuidas... Need ikkagi Ruunet pannakse nii-öelda kõvemas kategooriasse kui Kirgios ja ma saan aru. Aga mida ma tahtsin veel öelda selle, sa küsisid tiimi kohta, siis mis tiimi puhul on kindlasti julgustav märk on see, et eelmise aasta lõpus ta suutis selliseid mehi alistada nagu Serundolo, Hurkacz ja Tommy Paul. Võitis selliseid mehi juba, nii et see näitab taset, Tommy Paul on ka selline mees, kes on väga ohtlik kõigi jaoks. Keda sa mõtlesid nüüd? Tiimi, jah. Korra mainisid lihtsalt Rune. Ja Belgias mängis välja poolfinaali, kaotas otsustavas tie-breakis napilt Kordale. Et Korda mäletatavasti mängis praegu just Adelaide'is finaali Djokovic'iga, nii ka väga hästi mängib. Nii et tiim on nagu päris hästi tagasi. Tsitsipas. Jah, veel üks väga huvitav matš muidugi. Andy Murray ja Matteo Berrettini avaringis. Murray võttis muuseas selle Netflixi sarja suhtes sõna, et vaata Netflix sai ju eksklusiivse ligipääsu igale poole. Murray siis kritiseeris neid, et kui mina oma dokumentaali tegin kuskil linastus 2018-2019, siis kui ta sealt vigastusest tagasi tuli, siis mulle öeldi Wimbledonis küll, et siit uksesse küll sisse ei saa, et nüüd järsku Netflix sai kõik ligipääsud, et siuke väike vahe tegime. Eks see nojah, ta on ise nagu britt, õigemini ta vist on šotlane tegelikult, seal on omad nüansid muidugi. Võimalik. Aga sa hakkasid rääkima? Jah, ja üks ma tahtsin öelda veel Murraist. Jah, Andy Murray ja Matteo Berrettini ja järgmine ring on kohe Kokinakis Fonini võitja, see on väga huvitav. See on väga huvitav tabeli ots siin ka, mida vaadata ja... Ma küsin, kes neid kõike mänge jõuab ära vaadata? Riho, sina jõuad? Ei, ma ei jõua, aga ma just märkisin enda jaoks ära. Kokkuvõtteid ikka tehakse. Ma olen enda jaoks ära märkinud, tegelikult ma olen ära märkinud enda jaoks 5 esimese ringi mängu. Ma arvan, et need mängud ma vaatan ära. Sõltumata kella eest? No ma olen tavaliselt niimoodi teinud, Austraalia matšid on ju öösel, et sa ärkad hommikul üles ja lükkad kõik telefonid ja raadiod välja ja vaatad tegelikult, sellepärast see kätte ei saagi. Ei, hommikul ei saa. Hommikul tööle ei pea minema. Ma ei taha, sest ma tean, et see, kes mulle helistab, ütleb kohe, kas sa nägid seda matšpalli ja ma tean, et ta räägib mulle ära selle, et ma vaatan rahulikult oma mängud ära. Aga 9-5 inimestel on suhteliselt raske. Räägi seda pangatellerile näiteks. Aga seda sa võid siis, aga vaata kell 5 siis. Sporditoimetuse juhatajale. Vaata kell 5 ja ära päeval raadiot kuula või ära internetis käia. See on ka võimalus, aga lihtsalt niimoodi Austraaliat öösel vaadata on ikka päris raske muidugi, et sa ei saa ju hakkad täpselt siis, kui magama lähed, hakkad mängu. Nagu sa järjest seda teed, siis see on julm, tähendab, et siin peaks nõu küsima hommiku TV saatejuhtidelt, et kuidas see rütmi saavutada. Või öelda, et las temad vaatavad, teevad... Nendel on hea vaadata Austraalia lahtisõid, jah. Ja ühe koha ma tahtsin veel ära mainida, mis on väga põnev tabelis, on Fokina Publik ja võitja Tommy Pauli vastu. See on väga huvitav koht tabelis. Ja see on veel, see on nüüd siis Kaspar Ruudi tabeli pool, nii et sealt, et nüüd Ruud, sealt Paul Publik, Jenson Brooksby, see ma ei ole üldse kindel, et Ruud on küll paigutatud teisena, aga ikkagi need on kõik väga rasked vastased Ruudi jaoks, et... Jah, meeste tennis on kokkuvõttes võttes, et on hakanud
no lihtsalt teoritiseerime, et nüüd Djokovic ja Nadal, ütleme, kui neid poleks tabelis, siis ma ei kujuta ette, siis oleks üldse võimatu ennustada praktiliselt. Et selles mõttes on nagu läinud ikkagi põnevamaks. Vaatame sinna Ruudi ja Rune poole vist praegu. Üks mees, kellest ma pole rääkinud, Dubai, okei, see oli küll näidisturniir, aga alistas seal ju Djokovic'i Zverev, kes on tagasi. Et Zverev... Ja ta on nagu ära unustatud. Ja ta on nagu ära unustatud täiesti, et me ei ole üldse rääkinud tegelikult... Zverev. Jah, et Zverev on ju tabelis olemas ja on terve. Nii et mäletame, mis toimus siin vahepeal Aleksander Zvereviga, millist tennist ta mängis ju absoluutselt parimat tennist üldse võib-olla siin see olümpiaperioodi peale seda. See oli uskumatu. See oli uskumatu periood, millist tennist mängis, nagu me ju võrdlesime arvutimänguga tennist siin vahepeal. Huvitav on vaadata nimesid, kes on võitnud sel aastal siis ATP turniire, näiteks Adelaide'i teisel nädalal Soonvo Kwon. Väga hea mängib. Lõuna-Koreast. Väga hästi mängib. Korda mängis siis Djokoviciga finaalis, Djokovic võitis, aga on ka ühel soomlasel ATP turniiri võitas, kus on siis Adelaide'i paarismängus Harri Heliöväär. Harri on kogu aeg on seal finaalis, ma väga palju jälgin Harri paarismänge. Kellest ta eeskuju võttis? Fantastiline, no eks seal ikka tegelikult, ma mäletan, oli ju see hetk, kui ta tahtis ju Kontineniga väga palju paari mängida ja Kontinen oli maailma esimene, tal ei olnud rankingut ja vaata, nüüd on teine mees maailma tipus, et see on ja Harri mängis ju mängis 2 aastat tagasi ju, kas te ei mänginud selle Pärnus seda siseturniiri? Ja ma mäletan, kui ta käis siin Eestis mängis ka neid Saaremaa turniire ja asju, kui ta veel üksikmängu üritas. Mis ta see vanus on? Ma arvan, ta on sama, umbes ka peaks 32 olema seal, Jaagu ja Jürgeniga sama vana. 33, sama vana. Jaak ja Jürgen võiks rahulikult mängida veel. Ja sama vanus, ei, mis asja. Paari võib mängida. No nii võib rääkida üldse palju, et omal ajal oleks pidanud Alti Vahkal ka mängima ATP tuuri. Mina väga unistasin ja lootsin, et Nadal ja Federer hakkavad paari äkki mängima, kui Federer terve püsib, et mängivad äkki veel mingi 5 aastat paari, aga kahjuks vist mitte. Aga tervitaks siinkohal Jaaku, et ükskõik, mis võtad kätte reketi või mingi pilli, paneb nagu kulda, et olete tema Instagrami bluusivideosid vaadanud. No seda ma olen näinud jah, et ma tean, et ta üliandekas ja väga pühendunud töökas, et aga on ka turniirivõit käes sellisel huvitaval hollandlasel nagu Tallon Griekspoor. Kes on ju ka paarismängus ja minu arust see Griekspoor on ka mänginud Eestis jälle. Jaa, minu arust Griekspoor on ka siin mänginud ja Griekspoor on ka selline hästi võimsa serviga ja tema on... Kuulge, meil tegelikult üks eestlane on veel Australian Openil. Me oleme täiesti radarialt mööda lastunud Oliver Ojakäär. Vot, see on väga õige, et sa mainid, sest et see on väga õige, et sa mainid sellepärast, et me ju tegime ja arutasime siin üldkogul, et peaks tegema selle kui Grand Slami klubi, et kui palju meil on neid noori, kes üldse Grand Slamile välja jõudnud on ja viimane oli vist Danil Klinka. Tal on täna mäng. See oli vist viimane kord, et see on päris suur paus ja nüüd on siis lõpuks jälle meil üks mängija. Ta mängib hetkel Austraalias Traralgooni turniiril esimeses ringis võitis kedagi rumeenlast Mihhail Aleksandru Komanni ja täna mängib kanadalase Keegan Rice'iga. Rääkisin Kennetiga üks päev, et suurte ootustega Australian Openile vastu ei lähe, esimene kord ikkagi, et mis lättes ikka sead sellelt, vaatame, kuidas minema hakkab. Jaa, aga ma nägin tema mängu, et seal, kus tal tervis lihtsalt segas, ta mängis ju selle soomlase, issand jumal, selle tule nimi meelde see. Jaa, sa mõtled Pärnus või? Jah. Jah, ma ei suuda öelda. Kaks nime on tal. Aga okei, et ta tegelikult oli ju seal see mäng, mida Ojakäär näitas. Arvestades, et tal tegelikult oli tõbine. Et mängis ikka väga hästi. Ja hetke minu teades Kennetiga kahekesti seal kaugel kukla poolel. Teisel nädalal vist tavaliselt hakkab juunioride või? Jah. Et hoiame silma peal ka Oliveril. Jõuame kiirelt veel võib-olla ühest teemast rääkida. UV Faktori saates Anna Levandi tõi muuses ka tennise näiteks. Me loomulikult tüürime sinna Venemaa suunas jälle oma juttudega, et Anna viskas siis õhku, et aga miks me ta vist ei öelnud seda otsast välja, aga miks me tegelikult ei koti tennisemaailma, kes laseb veel ainsana nii kõrgel tasemel Venemaa sportlastel boks ka vist on. Võistelda, jälgid sa boksi või? Ei, ma ei jälgi, ma lihtsalt ütlen, et seal on profiboksis ei ole õnneks venelasi, nii et seal kõige
karmimates kategooriates. Yeah. Et see meid ei koti, aga küll meid kotib vägagi. Ma vaatasin isegi paar Venemaa-Ukraina vastasseisu on VTA karussellis siin Austraalia Openi esimestes ringides lausa tulemas, et seal on vist episoode olnud turniiri, kus ei ole kätt vist antud mängu. Ja, üksikud jah. Kostjuk ja. Noh, selles suhtes aga sa vist tahtsid mõtte lõpuni aga selle mõtte lõpetuseks võiks ju tegelikult ju öelda, et me oleme teinud ju kõik selleks, mis meil on võimalik teha ja meie enda kodune turniir on ju esmakordne näide peale Inglismaalt, see on ainukene turniir siiamaani, kus ei mänginud valgevenelased, venelased, et noh, nii palju kui meie teha saame, nii palju me oleme teinud, et noh, sellest me oleme ju ka rääkinud, et valikud, meie tippmängijate valikud on tegelikult oma karjääri peatamine, nendel on lepingud VTA-ga, seal on VTA reeglid, seal ei ole võimalus sellist, et sa otsustad, et ma boikoteerin ja ei lähe väljakule, see põhimõtteliselt tähendab seda, et nad peavad oma karjäärile piduri panema. Meediapilti pääses ka Jelena Malõgina, mäletad, aasta lõpus valis endale paarismängu paariliseks venelanna. Mida sellest arvata? No ma ei tea, noh jah. Ma arvan, et kuna neid partnereid valis, ega ta ei mõelnud ju selle peale, et tõenäoliselt ikkagi see on kuidagi sobivus või on võib-olla on kuidagi tundnud seda mängijat, et koos, võis vabalt olla selline variant, et ega seal ju turniiridel vahest vaata mängitakse erinevate partneritega, et oligi võib-olla nii heas mõttes nagu Ripakil see mängija ja võib-olla kellegi ei saanud seal kokkuleppele ja lihtsalt mängis ma ütlen niimoodi, et see on üldse keeruline küsimus, aga sa tahtsid tegelikult natuke vist süvendatumalt seda momenti rõhuda seal, mitte ainult see, et tennises on lubatud, vaid ma oleks sinna jõudnud, et kas ma tahaks tunnustada muidugi Kaiat, et ta oli nõus sellest teemast rääkima ja ütles, et sportpoliitika tema arust peab olema lahus. Mulle meeldib, kui inimesed ütlevad oma seisukoha välja. Ja. Et mida ei saa öelda praegu hetkel käimas oleva jalgpalliskandaali kohta, kus ütleme, et ikkagi skandaali keskmes olev Kostja Vassiljev ei ole öelnud otse välja, mida tema sellest asjast arvab, et seal on kuidagi keerutades ja lõpuks jõuab sinnani, et rahu peab saama maailmaga, aga kuidas see rahu saabub? No kokkuvõttes ütle niimoodi, et iseenesest öelda, et tippsport või üldse maailmas olümpiasport ja kõik, et see on väljapool poliitikat, see on nagu ilusad sõnad ainult. Et kui me vaatame läbi ajaloo, siis on kogu aeg poliitika seal, ütleme need Pierre de Coubertini ja nende algsete persoonide, kes siis seda liikumist taastasid, oli kõiki nii ilusad laused ja sõnad, et tegelikult see ei ole ju nii. No Lukašenkaga mängib Sabalenka tennist vabal ajal. Mitte ainult tema, ma tean veel teisigi, isiklikult tunnen Valgevene naistennissiste, kes siis enne Sabalenkat tegid trenni Lukašenka, kes omal ajal sai Minskit külastatud mitu korda. Et isegi tean, mis hallid nad mängisid, aga siis tavaliselt pandi hall nagu põhimõtteliselt nagu kinni või et sauna sa ei saanud kindlasti kasutada. Siis ja arvata seda, et Venemaa jalgpallikoondis ei ole poliitiliselt laetud ja seotud, no see on ju absurd. Jah, et ma arvan, et nii palju ikkagi, et see, mis toimub, see on pretsedenditu ja olen nõus, et see tuleb selgeks rääkida. See tuleb selgeks rääkida ja eriti veel, kui ma mõtlen, et need tippsportlased, kes teenivad suuri rahasid, on need jäähokimängijad või mida iganes, ma saan aru, et sul võib-olla mõtlevad, et et hakatakse minu sugulasi seal kuidagi pigistama ja see on täiesti võimalik, et tehakse mingid läbiotsimisi ja imeasju tehakse Venemaal. Et lihtsalt sugulaste juures, et kes on juba elanud mitu aastat, mõni inimene, kes on poliitiliselt aktiivne välismaal, siis lihtsalt tullakse ja terroriseeritakse tegelikult suguvõsa, et see on üks võib-olla väike põhjus, miks nad kardavad. Aga tegelikult, kui see oleks massilisem, siis see mõjutaks ikkagi ka rahvameelsust mingis mõttes ja kui sul on nii palju raha ja välismaal on ka kindlasti neil kodud ja kes resideerub, ma ei tea, Monte Carlos või kus iganes, issand jumal, sa saad elada välismaal, sul on selleks ressurssi ja kõik olemas ja nendel tippsportlased, me oleme varem ka seda podcastides rääkinud, et see mind üllatab, et üldiselt ikka väga vaikne. Isegi Valgevene sportlased olid palju nagu julgemad, kui me mõtleme, kui olid rahutused Valgevenes, ikkagi seal läks ikkagi vaata, et 50-50 võib olla niimoodi, et pooled... Hästi palju kõlab seda arvamust tennise kohta, et aga nad ju mängivad ise enda eest, nad ei mängi riigi eest, nad ei elagi enam Venemaal, kuskil elavadki Monte Carlodes ja asjades, aga nad ei ole üldse Venemaaga seotud. See on absurd, sellepärast, et kõik kuulsad inimesed ja tuntud inimesed, kes on pildis, nad on, isegi kui tal võib-olla ei ole seda intelligentsi alati, ei pruugigi olla igal sportlasel, ta tegeleb spordiga ja võib-olla ei ole piisavalt raamatuid lugenud, aga nad on arvamusliidrid ju tegelikult.
kuulge, kui isegi Alla Pugatšova põhimõtteliselt nagu vaatad peaaegu, et pagendati riigist, julges välja öelda nii-öelda primadonna Venemaal ja nüüd sportlased on, ma lõhutan veel kord, argpüksid, see on uskumatuna. Või siis nad on nii ajupestud, ei ole võimalik ja sa käid ju välismaal, ütleme kuskil seal maapiirkonnas inimene, kes pole kunagi välismaal käinud ja ütleb, et nagu Putin ütles, et Pariisis ei teata üldse pereväärtustest midagi sükest, vabandust, ma kasutan ebaviisakat sõna, paska ajada inimestele ja siis nad kuulavad seda suu ammuli ja usuvad seda jama, aga need inimesed, kes käivad, kellel on midagi nagu öelda, et kuulge, et see on ju täielik jama, mida teile aetakse. Aga arvad, et kui Danil Medvedev ütleks välja, et Slava Ukraini, see sõda saab lõppeda nüüd Ukraina võiduga, kas ta kodumaal notitakse maha siis või? No kindlasti. Praegu oli ju see laulja Valeri Meladze on üks tuntud nii-öelda laulja, kes ütles ühel nii-öelda eraüritusel või jah, kuidagi ja ta sosistas küll vastu, et tal öeldi, et Slava Ukrainis, tema ütles vist Gerojem Slava, ütles vastu ja see jõudis nii-öelda meediasse ja teda nüüd kotitakse täiegana. Jah, ja kui me siin rääkisime, et siin enamus neid vene tennisiste on ju kõik ju Monte Carlos resideeruvad ja me teame ka, miks nad seal resideeruvad ja mitte ainult Venemaa tennisistid. Mitte sooja kliima pärast. Ja mitte sooja kliima pärast, siis ausalt öeldes ega ma nendest iseenesest sportlastena nagu midagi väga ei arva eesotsas Novak Djokovic'iga, et kui sa oled nagu serblane ja sa käid nii-öelda makse optimeerimas seal Monacos, no võta samale siis see Monaco lipp ja mängi selle Monaco lipu all, et see tegelikult natuke näitab Monaco oleks selles Davis Cupis ja, aga siis ole Monaco. Muideks, kunagi taheti ju teda Suurbritannia või lipu alla ju meelitada ja siis tema isa sekkus, et ei, et me oleme suur Serbia. No vot, aga kui ta on suur Serbia, ma olen nii uhke selle Serbia üle, siis miks ta selle Serbiaga niimoodi teed, tekib küsimus, et tegelikult natukene nagu võlts ja järelikult sa näitad, mis sul tähtsam on. No Serbia, ma ei peatus, Serbia on üldse eraldi teema. Ei, ma räägin need mängijad, kes Monaco eest mängivad, et kes nii-öelda seal on kõik, vaata see nimekiri on päris pikk, et mul oli siia lõppu üks mingi mõte veel, aga las ta jääb, et varsti pean teid siit välja viskama stuudiost, aga teeme nüüd kiire ennustusringi ka, paneme, ilmselt ei hakka pikalt analüüsima, paneme üsna puusalt naiste võitja, meeste võitja ja kui kaugele jõuab kõige parem Eesti tennisist? No mina panin see ennustusmäng, mis sa saatsid. Tennis.com-i prediction. Ja üldse ei mõelnud alguses. Päris lahe vidin. Oota, aga kas seal olid juba kvali võited ka sisse pandud või? Ja, seal oli kvali läbi, ja sealt ma nägingi seda Brenda Furfirtova nime, et aga ma hakkasin täiesti niimoodi emotsiooni pealt puusalt panema. Kui sa nüüd ära registreerid, siis sa võid võita seal mingi $3,000. Ja tõenäoliselt võidan selle ja üllatus, ma isegi ei teadnud, et see mees võidab, Taylor Fritz. Kusjuures, kui sa nüüd ütles selle nime, et see on varem mulle kuidagi paar aastat tagasi mulle tema mäng väga ei istunud, aga nüüd mul on hakanud väga meeldima see on, kes on jälginud ta mänge ja Djokovic oli tal praktiliselt peos ta on ikka hoopis teine tase, mis ta enne oli et see, ja ma lihtsalt, ma ei mõelnud üldse selle nime peale, aga ma hakkasin lihtsalt vaatama, kes kellek kohtub ja kuidagi mis see võtmemäng siis Taylor Fritzil tuleb? Tulebki seal, ta on ju vist, kes Djokoviciga ei ole ühel tabeli poolel Taylor Fritzil on võtmemäng on, ma arvan, et seal on Zverev. Tennise ajakirjas ilmus lugu, ema jälgides käiv Taylor Fritz annab USA meeste tennisele uut lootust. Neljas ring suure tõenäosusega Aleksander Zverev on Taylor Fritzil keda sa naistest pakub? Ja siis on ju tabeli alumine ots Ruud ta läheb allapoole. Ja naistest jällegi sama asi, et vaadates, kui palju ta on viimasel ajal nagu panustanud ja mismoodi ta mängib ja topelt vead on kadunud, siis ma arvan, et Arina Sabalenka. Ai, ma oleks täiesti sama nime. Et lihtsalt need viimased asjad, mis ta teinud on ikka nagu... Aga kust ta kadusid need topeltvead? Ma ei tea, nüüd vaatad, eelmine aasta oli 20 see on mentaalne, see on hästi palju mentaalne pool. Ei, no muidugi on, sest ta on täpselt, sest ma mäletan seda viimast kohtumist Kaia Kanepiga. Me olime kogu aeg Toomas Leiusega omavahel ühendustelefoni teel ja Toomas ütles ka, ükskõik mis seis oli, Toomas ütles, et see mäng ei ole enne läbi, me ei tea kunagi, millal see Sabalenka need pallid sisse tulema hakkavad. Ja nii oligi tegelikult, et selles suhtes Sabalenka on selline mängi, et kui tal need pallid sisse tulema hakkavad ja kui ta mentaalselt on tasakaalus, siis ma arvan, et ta võib selle ära võita küll. No mina ütleksin niimoodi, et ma ei lähtu sellest isegi, kuidas see tabel läbi mängida, vaid millegi pärast
ta ei ole minu mingi lemmikmängija, aga lihtsalt mulle meeldivad huvitavad persoonid. Mul oleks hea meel, kui Nick Kyrgios võidaks. Muidugi, mul oleks ka väga hea meel. See on üks asja, see on siis meeste poolel ja naiste poolel, ütleme niimoodi, elame meie tüdrukutele kaasa ja teatavasti see mängija, keda ma praegu nimetan, on seal Kaiaga ühel tabeli poolel, aga ütleme niimoodi, et kui meie mängijad siis ei jõua finaali, siis mulle tegelikult meeldib, kuidas mängib Ons Jabeur. Mulle meeldivad alati need mängijad, kes on mitmekülgsed. Mõtlevad nad kraamist välja. Ja loomulikult ma ei ütle, et ta on ka asetusega kõrgel ja et ta kindlasti nii idee järgi peaks ka ikka üks favoriite olema, aga seal teekond on ju pikk. Aga just need kaks nime, mina nimetan selle põhjal, et kes mulle nii-öelda, mul oleks hea meel, kui nad võidaks. Kas sa Riho ütlesid, et kaugele jõuab Eesti tennisist? Ei öelnud, ma tahtsin korra veel lisada siia, et kui nendest nii-öelda sümpaatiatest rääkida, siis minule näiteks Tallinna turniir olid kaks nime, kes mulle väga-väga sümpaatse mulje jätsid, oli Belinda Bencic ja Muhova. Et Muhova kanepimäng tuli meelde üldse inimesena ja kuidas nad väljakul on ja ma hoian nendele väga põhjalt. Ja ma veel nimetan Anissimova ka. Ja Anissimova kindlasti, keda ma niimoodi, ei ole niimoodi näinud mängimas, aga kellele ma isiklikult ka pööjalt hoian ja kes mulle väga meeldivad on Cory Gauff ja nüüd loomulikult noor Brenda Fruhvirtova. Et väga huvitav saab olema, milline tema teekond saab olema. Aga ikkagi kaugele jõuab? Meie parim või? Jah. Sa ei pea nime ütlema seekord. No ma pakun 3. ring. Kas me räägime Kaiast ja Netist või me räägime ka Oliverist? Ei, räägime Kaiast ja Netist praegu. No ma ütlen 3. ring. Okei, nii, sinu naine mees. Naine sa juba panid või? Ei, ma ütlesin oma nimed, aga keeruline. Ma olen ikkagi paadunud optimist, et äkki ikkagi üks meie mängijatest murrab sinna miinimum 4. ringi. Ma ei võta seda nii ainult puhtalt tabeli põhjal. Aga sest, et ja kõik need asjad on võimalikud. Eelmine Austraalia lahtisid ju näitasid. No võib-olla ma tegin selle ennustuse selle põhjal, et see eelmise Austraalia lahtiste nagu eelne situatsioon ja see oli natukene võib-olla parem kui praegu. No võib-olla selle põhjal. Meeste võitja, Toomas? Ma ütlesin, et mina Nick Kyrgios. Ma võtan nii-öelda soovide järgi. Ma panin ka soovinud Nick Kyrgios. Okei, ma ütlen siis Djokovic. Naisest olen ebahuvitav, olen Iga Swiateki poolt isegi natukene. Tahaks näha ühte naist domineerimas. Ja veerandfinaal. Ma olin ka selle 2 vahel, olin 4. või 5 veerandfinaal. Ma olin ka selle 2 vahel. Seal on palju soovmõtlemist, aga vaatame. Ei tegelikult muidugi tahaks ikka jälle seda poolfinaali näha, kui Kaia ja Net mängivad oma vahel. Mõlemad on veerandfinaalis ja siis vaatame, mis saab hakkab. Just. Aga aitäh, Toomas, Riho tulemast, aitäh kuulamast, õnnitleme, kes lõpuni jõudis, algusest lõpuni. Ja kohtume, kui mitte varem, siis Australian Openi järel. Äkki koguneme koguneme hea meelega, jah. Kõik head. Matšpalli pani mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele.